hommikust. Kui ma tulin siia sisse, ma tahtsin juba siis öelda, et vau, teid on nii palju. Ja ma ei mäleta seda, millal ma päriselt viimati niimoodi sain noorte ees rääkida. See on väga äge kogemus, nii et aitäh selle eest. Ma mõtlesin eile õhtul, et kuidas ma üldse ennast tutvustan. Ma helistasin oma vennale, kes on praegusel hetkel 9. klassis ja küsisin tema käest, et kuule, et mis asi see on, mida sa tahaksid minu kohta kuulda? Et mis oleks põnev, sest teades, olles töötanud varasemalt ka noortega ja tulles täna hommikul siia, kohates 2 noort, kes mind vastu võtsid, see oli vau-efekt, sest et noored ise täna ongi juba nii teadlikud, nii ägedad, teie sees on nii palju oskusi ja andeid ja siis mul tekkiski küsimus, et aga mis on see, mis oleks teile üldse huvitav kuulda. Aga ma mõtlesin, et okei, kuna mu vend ütles ka, et lihtsalt räägi, kuidas sa selle töökoha peale sattusid, mis sa teed, et seda oleks põnev kuulda. Ma siis katsun jagada, et alustades enda tutvustusest, tõstke korra käsi, et kui palju teie jaoks on olnud enese tutvustamine ebamugav tegevus, kui keegi käsib lihtsalt püsti tõusta ja ütleb, et ole hea, tutvusta nüüd ennast. Minu jaoks ka, täpselt samamoodi. Koolis, gümnaasiumis eriti, seda tuli ette ja kui ma ütlen, et tere, minu nimi on Eliisa, ma elan Tallinnas, ma olen pärit Saaremaal, ma töötan Lastekaitseliidus. Palju see teile minust ütleb? Väga mitte midagi. See on lihtsalt staatus, kus ma hetkel olen, aga minu lugu seal taustal jääb alati rääkimata. Ja siis võib-olla tuleb järgmine küsimus sinna hulka, et mida sa õppisid? Kas sul ülikooli paber juba on? Ehk et me tegelikult ei saa väga sageli ühiskonnas üldse teada, kes see inimene tegelikult on ja kust ta pärit on ja mida ta teinud on. Ehk et ma mõtlesin, et ma alustan sellest, kes ma olin siis, kui mina olin 10. klassis. Ma olen tegelikult pärit Saaremaalt, nagu ma ütlesin, ja käisin sellises keskmise suurusega koolis, meil oli lennus, ma arvan, ligi 50 õpilast. Ja siis mul oli plaan täiesti konkreetne ja selge. Ma lähen, õpin edasi Saaremaa ühisgümnaasiumist, sellepärast, et ma olin selline headele tulemustele õppiv õpilane. Kõik õpetajad ütlesid mulle, et mine kindlasti ülikooli, tee seda. Mul ei olnud kahtluski, sest et ma ei teadnud, mida ma tegelikult tahan. Ja kuskil selline paar päeva enne 1. septembrit, mul on seal augusti lõpus sünnipäev, siis ma mõtlesin, et ei taha sinna kooli minna. Ja siis ma võtsin oma paberid välja ja viisin need Lihula gümnaasiumisse paar päeva enne kooli. Mul tegelikult vanavanemad elavad Matsalu rahvuspargis, et sellest Lihula. Aga kooli, kus mul ennus oli 4 õpilast. Šokk. Mis ma teen seal? Ma elan metsa sees. Ja ma lähen kooli, kus tegelikult ei ole ühtegi huviringi, mis minul oleks tol hetkel huvi pakkunud, ehk et mida ma seal tegema hakkan. Ja ma mäletan oma esimest seda emotsiooni sealt koolist. Ma olin lihtsalt nii pessimistlik. Kogu elu tundus mu jaoks ülinegatiivne, sest et siin ei ole mitte midagi teha. Ma olen oma roosa kliidikesega, kõik on dressides. Et ma olin nagu võhik seal keskkonnas. Aga siis ühel hetkel ma vaikselt hakkasin nagu kuidagi sulanduma ja aktsepteerima seda, et okei, ma olen siin, ma jään siia. Ja siis tuli järsku üks pakkumine. Keegi ütles, kuule, tule noortekogusse. Mis asi see on? Et ma ei tea, kui palju täna teist kuulub kuskile ühendusse, noortekogusse, õpilasesindusse. Ikka päris mõned. Ehk et mina ei teadnud ka sellest maastikust mitte midagi. Ja ma mäletan oma esimest eufooriat. Ma istusin osaluskohvikul ühes lauas protokollijana ja see laua teema puudutas mind nii väga, et selle osaluskohviku lõppedes ma tundsin, et mu elu muutus nagu täielikult. Ma leidsin endale mingi elu eesmärgi. Ma leidsin endale lihtsalt sellise põlemise, et ma tahtsin järsku kõike teha. Ja see teema tegelikult puudutas õpetajaid. Ma olin hästi tänulik oma Saaremaa õpetajatele, sest et kool oli mulle tol hetkel nagu teine pere. See oli teine kodu. Ma tundsin ennast seal väga hästi ja lihtsalt see üks idee, mõte ja välgatus, mis sealt keskkooli ajast läbi käis,
andis mulle sellise tänulikkuse ja motivatsiooni olla nähtav. Ma ei ole enam seal nurgas nähtamatu tavaline õpilane, kes lihtsalt seisab. Okei, võib-olla see oli lihtsalt utoopia, kus ma elasin, aga tegelikult sellest hetkest hakkasid asjad juhtuma. Ja siit üks lause, sinna, kus ei ole, on võimalik luua. Mu ellu tulid järsku inimesed. Tuli vallast, tuli koolist, tulid täiskasvanud, kes suhtusid aktiivsetesse noortesse niimoodi, et aga tulge tehke, meil ei ole võimalusi. Aga teie käes on see võimalus. Ja see moto, et sinna, kus ei ole võimalik luua, ma olen alati toonud seda näidet, et kui klaas on juba täis, siis sinna ei saa väga vett juurde panna. Aga kui klaas on tühi, siis sinna on võimalik igasugu asju panna. Ehk et sellisele maakoha moto. Meil olid ruumid, aga meil ei olnud seal tegevusi, meil ei olnud inimesi, ehk et tegelikult oligi võimalik kõike luua. Ja sellest see teekond alguse sai. Ja siis ühel hetkel sattusin ma Eesti Vabariigi noorteparlamendi spiikriks, korraldasime Lihulas Eurovisiooni, seal on üks kroonikaartikkel, ma lihtsalt panin mõned klipid siia või kuvatõmmised sellistest olulisematest võib-olla sammudest, sest need kõik hakkasid järsku võimenduma. Sattusime haridusfestivalile, kus me võitsime noorte edulugude konkurssi, me saime Swedbanki eripreemia, siis lõin endale esimese õpilasfirma, siis tuli teine õpilasfirma, meil oli koolikohvik, mida me ise alustasime, meil oli fotostuudio, seal all on üks noortevahetuse projekt, ehk et lihtsalt kõik, mille peale sa mõtlesid, seda oli võimalik selles keskkonnas teostada. Ehk et kui ma enne olin see noor, kes ütles, et siin ei ole midagi, siin on nii mõttetu, siis ühel hetkel ma sain aru, et aga asi on minus. Ehk et mida ma läbi selle kogemuse kõige enam õppisin, oligi see, et see saab alguse meie enda seest. Meie suhtumine sellesse keskkonda, kus me oleme, tegelikult määrab selle, kuidas me edasi läheme. Ja minneski keskkoolist edasi, ma tegelikult lõpetasin väga edukalt. Kõigi eeldus mulle oli see, et kuna ma lõpetasin medaliga, et ma lähen ülikooli. Ja sealt tuligi see, et ma siis astun sisse. Ma astusin ülikooli sisse, sain sisse, aga mu kuklas oli see teadmine, ma ei taha sinna minna. Ma ei taha, sest et ma tundsin juba kooli ajal, et kool üksi ei rahulda mind mitte kunagi. Süsteem, teha seda, mida teised kässivad, isegi kui ma ise jõuan sinna maani oma peas, siis ma teeksin samu asju. Aga ma ei taha, et mulle öeldakse, mida sa pead tegema. Ma tahan ise sinna maani jõuda. Kui palju teist on tundnud sarnast tunnet? Kui ma töötasin noorte valdkonnas, siis ma nägin seda noorte puhul ka hästi sageli, et kellele meeldiks öelda, täiskasvanutel ei meeldi ka öelda, kui keegi ütleb neile, et mida sa pead tegema. Me tahame ise elada, me tahame seda vabadust kogeda. Ehk et ma olin selline väike rebel juba sellel hetkel, võiks öelda. Ja siis tuli üks selline pakkumine või võimalus, mida ma nägin, see oli Euroopa vabatahtlik teenistus, minna aastaks ajaks Gruusiasse. Mu esimene mõte peas oli, et kuidas ma sinna saan, ma ei ole elu sees peaaegu reisinudki. Et mis ma seal tegema hakkan, ma ei räägi inglise keelt. Täielik ebakindlus, julguse puudus, kõik asjad. Ja kui see kohtumine oli ära olnud, siis sain teada, et okei, seal oli kandidaate veel ja siis hakkas see enesehävituslik protsess täielikult tööle. Issand jumal, kes mind ikka sinna valib ja miks just mina peaksin sinna saama ja kõik see, aga ma võtsin seda rahulikult. Ja siis ühel hetkel ma sain telefonikõne, et aga tule, et me tahame sind. Ja tegelikult, millest see ja-sõna tuli, oli see, et mul oli kogemus. Mul oli midagi, millele tugineda, ehk et ma olin eelnevalt tegutsenud noortekeskuses, ma olin enda kogukonnas tuntud kui aktiivne noor ja mul oli midagi, mille pärast mind valiti. Ehk et ma sain võimaluse minna aastaks ajaks elama teise riiki tööle. Ja kui ma hakkasin ennast tutvustama, ütlesin, et jah, et ma olen pärit Saaremaalt ja elan Tallinnas, siis tegelikult see ei ütle ju mitte midagi. Ehk et tegelik lugu on see, et
jah, ma olen Saaremaalt pärit, töötanud nii Pärnumaal, Viljandimaal, Tallinnas, elanud Gruusias, töötanud nii Tbilisis kui Rustavis ja viimase 6 aasta jooksul reisinud läbi 24 riiki. Lihtsalt sellepärast, et seljakotiga oli väga tore maailmas ringi käia. Ja mulle väga meeldib see tsitaat, mis seal all on, et ära küsi minu käest, kus ma pärit olen, vaid küsi minu käest, kus ma kohalik olen. Sest et ma ei ole olnud seda tüüpi noor, kes teab kohe pärast keskkooli, kuhu ta minna tahab. Ja see on okei. Kui ma Gruusiasse sattusin, siis ma panin siia lingi ka, ehk et euroopanoored.eu, kellel tekib huvi täpsemalt lugeda. Mulle võib ka alati kirjutada, kui kellelgi on küsimus vabatahtliku teenistuse kohta. Aga ma sattusin sellisesse organisatsiooni nagu Georgian Youth for Europe, ehk et see oli ka selline noorteorganisatsioon, mis korraldas noortele malevaid, toimis nagu noortekeskus. Ehk et mu igapäevatöö oli tegelikult seal. Ja korra nädalas me käisime huviringe tegemas lastekodus. Ja need lapsed, kes seal keskkonnas elavad väga kasinates tingimustes. Nendega oli väga keeruline suhelda, sest et nendel kõikidel on olnud väga-väga tugev traumakogemus oma lapsepõlvest. Nad hoidsid meeletut distantsi, nendega seda kontakti luua oli peaaegu et võimatu. Nad lihtsalt hoidsid eemale. Ja see oli minu jaoks üks nagu kõige suurem õppetund üldse võib-olla kogu selle teekonna jooksul, et kuidas ma saan jagada seda rõõmu nendele, kui nad ei ole suutelised ja nad ei taha seda vastu võtta. Ja see oli emotsionaalselt loomulikult väga raske. Ja siis ma mäletan seda ühte hetke, see on see keskmine pilt. See on tehtud sellel päeval, kui me olime paar kuud juba tuttavad näod. Me olime seal lastekodus käinud ja siis ühel hetkel värava peal, see sama poiss, kes seal pildi peal on, tuli värava peale ja lihtsalt võttis mult ümbert kinni. Ja ma ei osanud mitte midagi sellel hetkel teha, ma lihtsalt seisatasin. Vaatasin talle otsa, mulle tuli pisar silmanurka, sest see oli see hetk, kus ta lõpuks ometi võttis mind omaks, et nad aktsepteerisid seda ja see oli see tagasiside, et nad on tegelikult väga rõõmsad selle üle, et me käime, et me pakume nendele tegevusi, seltskonda ja ma tegin sellest postituse. Ma ei mäleta, kas see läks ainult minu sotsiaalmeediasse või tegin ma sellest pikema blogipostituse, aga igatahes selle peale sain ma Eestist kirja. Et issand, see on nii puudutav ja äge lugu. Ma tahaks saata sinna Gruusiasse kastitäie Eesti komme. See oli üks naisterahvas Lääneranna vallast, kus ma koolis käisin. Ja siis ta panigi pakiteele Eesti kommidega. Ja need teised pildid need ülemised on tehtud sellest päevast, kui ma nende kommidega sinna lastekodusse kohale jõudsin ja loomulikult see oli nende jaoks niivõrd äge. Aga mida see minule andis? Minule see andis sellise elujõu. Ehk et kui ma sinnamaani olin võrrelnud ennast kogu aeg teistega, ma olin võrrelnud ennast inimestega, kes on alati minust kõrgemal seadnud nad endale eeskujuks, siis nüüd ma tundsin, et minus on mingisugune väärtus, sest et ma saan jagada endast nõrgematele midagi, mis mulle hinges midagi andis. Loomulikult töötamine ei olnud ainus asi, mis Gruusia puhul imeline oli. Mul oli päris palju vaba aega, esiteks, et aru saada, mida ma maailmas tahan. Seal oli väga palju nii-öelda noori, kes olid erinevatest riikidest kohale tulnud. Ma sain väga palju reisida. Ja siit ka sõnum, et tehke seda, mis iganes teeb sind ennast hinges õnnelikuks. Sest kui ma oleks järginud seda, mida mulle öeldi, et palun mine ülikooli ja tee seda ja ma ei oleks täna siin. Ma ei oleks seda teekonda läbi käinud, jah. Mul oleks ilmselgelt võib-olla mõni muu tore võimalus ja katsumus olnud, aga ma kuulasin oma südame häält täielikult. Kui palju teil on öeldud seda viimasel ajal või üldse, et kuula oma südame häält? Ei olegi või? Päriselt. Mulle öeldi seda viimaste aastate jooksul väga palju. Minu jaoks tekkis küsimus, aga kas ma tean, mis asi see südame hääl on? Kuidas ma jõuan sinnamaani? Ja mulle ei öelnud tol hetkel keegi, et see on okei, kui sa ei tea. Avasta seda, sest et ükskõik, mida sa teed, see on okei. Aga millegipärast me tahame
kohandada ennast selle järgi, kuidas teised meid näevad. Eriti kui sellised väikesed nagu ebakindlusvõnked mis pinnale tulevad. Minuga juhtus seda väga palju, aga nendel hetkedel, kui ma ringi käisin, siis tegelikult see enesekindlus tuli. Ja siin on veel mõned fotod, sest et nagu ma ütlesin, mul oli väga palju vaba aega ja ma käisin ringi maailmas, väga sageli üksinda. Ma ostsingi kõige odavama lennupileti, sest et lennupiletid maksavad vahel vähem kui bussipilet Tallinnast Saaremaale. Ja kõik need käimised õpetasid mulle seda, et väga palju ikkagi sõltub sellest, kuidas me suhtume. Ma ei tea, kui palju te teate sellest peegliefektist, aga kui me mõtleme positiivselt, me naeratame ja me oleme elu rõõmsamad, siis tegelikult meiega juhtub väga palju toredamaid asju. Ehk et kõik saab alguse sellest, mil viisil me ühiskonda suhtume. Kui me näeme ühiskonnas võimalusi, siis meil on neid võimalusi, millest kinni haarata ja mida kasutada. Ja mulle hästi meeldib see mõte, et aga miks vastupidiselt sellele, et olla pessimistlik, aga see on üsna võimalik, et kõik kukub palju paremini välja, kui me tegelikkuses arvata oskame. Et see on lihtsalt see küsimus, kuidas me oma mõtteid seame, mil viisil me otsustame mõelda. Pika teekonna, käisin Gruusias edasi-tagasi, tegelikult see reisimise periood kestis väga kaua ja seal vahepeal oli veel selliseid tööotsi. Aga 2019 aasta lõpupoole ma tulin tagasi Eestisse ja läksin tööle Lääneranna noortekeskusesse. Tegelikult samasse noortekeskusesse, kus ma kooli ajal vabatahtlik olin ja kus tol hetkel veel noorsootöötaja ametikohta ei olnud. Ja see oli minu elu üks ägedamaid aegu. Esiteks ma hakkasin uuesti ise õppima, kuidas Eesti keskkonnas kohaneda. Ma sain seda teha väga ägedate noorte kõrvalt ja tõesti see protsess oli hästi äge. Et ja see ei ole kindlasti see, et see olen mina, et see oligi see, et need noored ja ma arvan, et samamoodi nagu teie sees on lihtsalt nii palju ägedat, nii palju oskusi, nii palju andekust, mida maailm ootab ja mida maailm vajab. Ja sellest noortekeskuse töökogemusest ühel hetkel ma tundsin, et ma tahaks edasi liikuda. Ma tahaks kasvada, sest et see töö on äge ja ma jäin mõtlema oma Gruusia ja nende laste peale seal, kellega ma kokku puutusin. Ehk et see teekond hakkas lihtsalt minu jaoks tegelikult rulluma ja nagu kujunema. Mul ei olnud lapsena kindlasti seda unistust, et ma tahan saada lastekaitsetöötajaks. Absoluutselt mitte. See oli lihtsalt üks osa võib-olla minu elu õppetundidest, mis on minu jaoks olnud põnev. Ja ma sain tööle tol hetkel lastekaitsetöötajaks, sealt edasi laste heaolu teenistuse juhiks ja alles eelmise aasta suvel ma otsustasin, et tulen Tallinnasse ja ma läksin tööle Lastekaitse Liitu. Ehk et lihtsalt kogemuste baasilt tegelikult on see teekond kujunenud. Ja minu sõnum ongi see, et me ei pea teadma keskkooli ajal, mida me oma järgmise 5 aastaga peale hakkame. Kui meil on see kirg ja kutsumus enda sees olemas, siis see on suurepärane. Aga kui me ei tea, siis laske elul ennast kanda, sest elu juhatab teid. Ehk et lihtsalt go with the flow. ja ma panin sinna kõrvale lihtsalt näidiseks selle trepi, et tegelikult on mu CV veel pikem. Ma tean, et vahel öeldakse, et see on ebausaldusväärne, kui pidevalt töökohta vahetatakse. Aga ütleme nii, et ma olen lihtsalt kiire õppija. Ja mulle meeldivad väljakutsed, mulle meeldib edasi areneda. Ehk et see on trepp, see on pidev teekond. Me õpime ühest kohast midagi, me paneme kõrva taha, me liigume järgmisesse. See on ka okei. Ja ma arvan, et võib-olla see ongi natukene erinev viis sellest, kuidas tavapäraselt see täna toimib, et tippu jõuavad pealt näha ühiskonnas justkui need, kes teavad, mida nad tahavad ja kes on selles ühes valdkonnas kinni. Ma olen ka täna ühes valdkonnas, aga see on olnud teekond ja see on väga kirju ülesannete pagas, mida ma tänaseks teen.
mul on ülesandeid täna noortega, mul on ülesandeid lastega, mul on ülesandeid valdkonnas, mul on võimalik käia riigi tasandil kohtumistel, rääkida kaasa, aga samas töötada ka noortekoguga. Ehk et hästi lühidalt ja kokkuvõtvalt mulle meeldib nikerdada ja siis ma eile õhtul panin ühe sellise nii-öelda teekonna kokku, et igaüks on erinev. Ja meid ei saa kõiki kohandada nii, nagu ühiskond eeldab. Ehk et meil on õigus näidata seda, kes me päriselt oleme. Ja ainult nii saab juhtuda see, et me jõuame oma nii-öelda sisemise õnneni. Sest et kui me elame teiste vajaduste järgi, see ei tee meid õnnelikuks. Ja julgege nii-öelda otsida seda oma teekonnal, mis teid õnnelikuks teeb. Ja ärge mõelge selle peale, et sihtpunkt on kuskil seal, kuhu ma jõuan ja nüüd elu lõpuni ma jään sinna sihtpunkti. Sest et siht on hea, aga sealt ühel hetkel tuleb niikuinii edasi liikumine. Sest et elu on pidev protsess, kus me õpime. Ehk et esmalt hoidke iseennast. Ma panin selle lennukipildi sinna sellepärast, et mulle meeldib see lennuki näide. Et selleks, et teisi aidata, sa pead endale ise selle hapnikumaski enne ette panema. Et aidake enne iseennast, siis te olete suutelised ka teisi aitama, kellel iganes see kutsumus või mõte või soov on. Jah, lapsepõlves mul oli väga palju, või mitte lapsepõlves, vaid just kooli ajal. Ma arvan, et minu sees oligi see tugev soov, et ma tahaks teisi aidata, aga ma tegelikult ei osanud iseennast aidata. Kui palju teis on olnud seda tunnet, et tahaks kedagi teist aidata? Osadel ikka on. Okei, päris paljudel on. Ja, aga kas te seejuures aitate iseennast ka? Kas te suhtute iseendasse samasuguse armastusega, nagu te suhtute teistesse? Ja, sina suhtud? Okei, ei. Et see on raske teekond. Iseennast aktsepteerida ei ole sugugi lihtne. Ma olen ka seal olnud ja eks neid langusi ja tõuse tuleb ette. Aga siis, kui me oleme ise õnnelikud, siis see rõõm, nii-öelda positiivsus ja see, mida me teistele jagame, see on 10 korda suurem ja võimsam. Et iseendaga konflikti minnes on väga keeruline hakkama saada. Ja lõpetuseks, et mis siis on minu jaoks päriselt oluline? Kannatlikkus, positiivne ellusuhtumine, usaldus, ausus, nii enda kui maailma vastu. Et sellest samast usaldusest saab tegelikult väga palju alguse. Ja meil kõigil ongi oma rada, see on okei. Me peame seda aktsepteerima, mis teistega toimub, see on nende rida, aga käige oma teekonnal. Ole sina ise siin ja praegu. Aitäh!